Tere! Täna räägime võrratustest, võrratussüsteemidest ja lineaarvõrratustest. Alustame sissejuhatusest. Video eesmärkideks on mõista võrratust ja selle omadusi, osata lineaarvõrratusi lahendada ja osata lineaarvõrratuse süsteeme lahendada. Nii, räägime võrratustest. Võrratus on seos kahe avaldise vahel nende märkidega. Need, mis sisaldavad vasakupoolseid sümboleid, nimetatakse rangeteks võrratuseks ja mis sisaldavad neid paremapoolseid, mitte rangeteks. Aga mis nende erinevus on? Toome näite. Antud on meile näide, x on suurem kui 3. Rangete võrratuse tähendab, et nende piirväärtus, mis on siin näiteks 3, ei kuulu lahendite hulka. Mitte rangetel tähendab, et piirväärtus just kuulub lahendite hulka. Nii et x võib olla ka 3. Lahendiks on kõik need muuteväärtused, mille korral võrratus kehtib. Lineaarvõrratus on võrratus, kus tundmatu on esimeses astmes. Lineaarvõrratus esitatakse normaalkujul sellisena. Samas võib lineaarvõrratus esineda ka teiste märkidega, nagu siin näidatud. Lineaarvõrratuse lahendamisel kehtivad samad reeglid nagu võrrandi puhul. Esiteks võib liita või lahutada sama arvu mõlemale poole. Teiseks võib korrutada või jagada sama arvuga. Toome ühe näite. Nii, annan teile näite puhul ka veidi aega lahendada seda ise. Võite video pausile panna, ma annan teile siis paar sekundit selle lahendamiseks. Nii jätkame. Sa võtad siis selle -5, tood teisele poole ja jagad siis mõlemad pooled 3 ja saadki, et vastus tuleb x on väiksem kui 4. Kuigi x väiksem kui 4 on ka vastus, koostame ka siis arvtelje. Arvteljele siis lisad 0.4, punkt peab olema tühi ning joon peab olema ümar, sest see tähistab, et see on range võrrand. Üks väike nipp, mida ma kasutan, et joonestada seda joont siin arvtelge, on, et ma vaatan seda vastust, mis on siis x on väiksem kui 4 ja ma näen, et see nool näitab vasakule poole ja see on siis ka see sama suund selle ümara joone jaoks, nii et ma joonestan selle ümara joonega vasakule poole. Arvtelg näitab, et lahendi hulk kuulub arvust 4 kuni miinus lõpmatuseni, kuid 4 ise ei kuulu. Siin on see vastus välja toodud. Üks reegel, mida sa kindlasti pead teadma, on see, et kui korrutada või jagada negatiivse arvuga, muutub võrratuse märk vastupidiseks. Siis meil on siin väike näide ka. 4 on suurem kui 3. Kui sa siis korrutad või jagad -1, siis sa saad teada, et -4 on ikka väiksem kui -3. Võite video uuesti pausile panna. Lahendus kõik käib niimoodi, et sa tood siis selle +1 teisele poole ja et saad, et -2x on väiksem või võrdne 4 ja jagad siis mõlemad pooled -2, saad, sest see on negatiivne arv, siis märgi suund muutub ja tuleb, et x on suurem või võrdne -2. Koostate siis ka nüüd arvtelje ja seekord tuleb ka siis kandilised sulud ja mitte tühi punkt, vaid ikka siuke täispunkt. Ja see siis näitab ka, et see on mitte range. Arvtelg näitab ka, et lahendi hulk kuulub arvust -2 kuni lõpmatuseni, kuid seekord kuulub -2 ka lahendi hulka. Kui 0 koht ka kuulub, siis paned vastusesse kandilised sulud. Võid mõelda ka, et miks lõpmatu ei ole kandilise suluga. Ja see on nii, sest kandiline sulg tähendab, et mingi konkreetne arv kuulub vastusesse. Ja lõpmatu arv ei ole üks kindel arv, vaid ka kõik arvud. Võid tähele panna, et mõned inimesed ei tee ümaraid sulge, vaid tagurpidi kandilisi. See ei ole otseselt vale, kuid ma soovitan kasutada ikka neid ümaraid, sest nendega saab teha seoseid ja see ka on palju loogilisem. Veel üks reegel, mida ma siis toon välja, aga see ei ole nii tähtis, sest gümnaasiumis seda vaja kasutada. Aga sa võiksid ikka teada,
on see, et kui üks positiivne arv on väiksem kui teisest, siis esimese arvu pöördarv on suurem teise arvu pöördarvust. See reegel kehtib ka ainult siis, kui mõlemad arvud on samamärgilised. Võrratussüsteem on süsteem, mis koosneb kahest või enamast võrratusest, mis kehtivad samal ajal. Antud on meil siis süsteem, x on suurem kui 7, aga samas ka väiksem kui 8. Siin on kõik juba ära lihtsustatud, nii et me saame kohe arvtelje koostada. Koostad siis arvtelje, lisad mõlemad arvud ja joonestad jooned. Ja sa näed, et siin on ühisosa ja see ühisosa ongi see vastus. Nii, see eelmine oli veidi lihtsam, et teeme veel keerulisema ja et te võite uuesti pausile video panna. Aga ma nüüd jätkan. Nii, alguseks siis viid tundmatud ühele poole ja numbrid teisele poole ja siis jagad oma selle arvudega ära ja saad, et x on suurem kui 2, aga samas ka suurem kui -2. Koostad selle arvtelje, lisad siis arvud arvteljele, joonestad jooned ja näed, et ühisosa on siis 2 lõpmatuseni. Kirjutad vastuse välja, et x kuulub 2 kuni lõpmatuseni. Nii et tänase video teooria on siis valmis ja nüüd hakkan tegema ülesandeid, et te võite uuesti pausile video panna. Ma nii kaua hakkan siis lahendama nüüd. Esiteks sa siis avad sulud, saad, et -4x -5 on suurem kui 15. Tood siis tundmatud ühele poole ja numbrid teisele poole ja saad, et -4x on suurem kui 20. Jagad siis -4-ga ja saad lõpuks vastuseks, et x on väiksem kui -5. Koostad selle arvtelje, paned siis -5 arvteljele, joonestad ära, leiad siis lahendid ülesse ja kirjutad siis lõppvastuse välja, mis on siis x kuulub siis miinus lõpmatusest -5-ni, aga -5 ise ei ole lahend, sest see on ümara suluga. Nii teeme siis teise ülesande ka. Nii et seekord siis sama asi, et toome tundmatud ühele poole ja arvud teisele poole ja saame, et 36x on suurem või võrdne -9-ga ja jagad siis 36-ga ja saad, et x on suurem või võrdne -1/4. Koostad siis arvtelje, joonestad siis kandilised jooned, seekord ka täispunkt, mitte tühi punkt, sest see on mitte range ja leiad siis selle lahendid ülesse ja siis kirjutad lõppvastuse, et x kuulub -1/4 kuni lõpmatuseni ja -1/4 on siis ka kandilise suluga. See on siis tänase video viimane ülesanne. Võite siis video pausile panna. Nii. Tood siis tundmatud ühele poole ja arvud teisele poole. Siis jagad siis oma arvud ära ja saad lõpuks, et x on siis väiksem kui 9, väiksem või võrdne 8-ga ja suurem kui -1. Koostad arvtelje, lisad kõik arvud siis arvteljele, joonestad ära ja lõpuks siis leiad selle ühisosa, mis sa siis viirutad ja lõppvastuseks ongi siis x kuulub -1-st 8-ni. 8 on ka üks lahend, nii et sellele tuleb ka siis kandiline sulg. Nii, kokkuvõtteks saime siis teada, et võrratus saadakse, kui ühendada ka avaldis nende märkidega. Võrratus on siis 2 tüüpi, mis on range ja mitterange. Kui korrutada või jagada negatiivse arvuga, muutub võrratuse märk vastupidiseks. Võrratuse süsteem koosneb 2 või enamast võrratusest, mis kehtivad samal ajal. Ja lineaarvõrratus on võrratus, kus tundmatu on esimeses astmes. See on minu poolt kõik ja kohtumiseni.